Tere tulemast tagasi Maito Mentori kanalile ja täna me lahendame 2019 aasta põhikooli lõpueksamit. Põhikooli lõpueksam on varsti tulekul, nii et üritame selleks hästi valmis olla ja sellepärast ma neid nii palju ka lahendan. Kui sulle see video meeldib, siis pane like, kirjuta kommentaarides, mis videoid ma järgmisena teen ja naudi videot. Aga alustame esimese ülesandega. Lihtsust avaldis. Ja nagu ikka, alustame siis selle välja kirjutamisega. Ma kirjutan kõigepealt esimese poole sellest ainult. Ja vaatame, mis me siin teha saame. Nii, sulgudes siis siia me kõigepealt teeme, et x sulgude ette, saame, et 1 miinus x. Ja pluss siis 1 miinus x. Me näeme, et siis lugejas me peame korrutama parempoolse x-iga läbi, et saada sama, vasakpoolne jääb samaks. Nii, ja siis siia alla meil jääb x, 1 miinus x. Ja üles meil jääb 2 pluss x. Nii, see on see esimene pool. Nüüd on vaja jagada siis selle teise poolega. Ehk 2 pluss x jagatud x sulgudes 1 miinus x. Nii, ja kui jagame, siis me lihtsalt keerame selle muru tagurpidi ja paneme siis siia niimoodi x miinus 1. 4 miinus x ruudus. Nüüd tuleks hakata vaatama siis valemeid ja märke. Me näeme, et 1 miinus x ja x miinus 1 me tegelikult ei saa päris välja taandada, aga kui me korrutame miinus 1-ga läbi, siis saame. Nii et taandame need ära, aga korrutame miinus 1-ga siis läbi selle. Nii, ja nüüd on meil siin vaja ära lihtsalt näha, et kui meil on a ruut miinus b ruut, siis seda on võimalik välja kirjutada a miinus b, a pluss b. Ja me näeme, et kui meil siin on 4 miinus x ruut, siis me saame selle välja kirjutada kui 2 miinus x korrutatud 2 pluss x. Nii, ja teemegi seda. Nii, võrdub siis 2 pluss x korrutatud, siis ma jätan selle miinus 1 veel sisse siia. X ja nüüd kirjutamegi välja 2 miinus x ja 2 pluss x. Need taanduvad meil välja siit. Nii, ja meil jääb siis miinus 1 jagatud x sulgudes 2 miinus x või siis näiteks 1 jagatud x sulgudes x miinus 2. Ja need mõlemad on tegelikult õiged, et vahet ei ole, mis kujul te selle annate. Ja mis on selle väärtus, kui x võrdub 3? Nii, me kirjutame siis selle välja, et siin on 3 miinus 2. On siis 1 jagatud 3 korda 1 ja ongi 1/3. Ja sellega on meil esimene ülesanne lahendatud. Ja lähme ülesanne number 2 juurde. Lahenda võrrandid. Nii, esimene kirjutan välja. Nii, ja siis me kohe sulgu avamiseks kasutame siis sihukest valemit. Ma kirjutan selle siia üles, saate jälgida. Nii, ja vaatame, mis see teeb. See teeb meil siis 4x ruudus pluss 4x pluss 1 miinus. Nüüd ma korrutan läbi juba, me saame, et 4x ruudus. Aga nüüd, kuna meil on miinus miinus, siis see teeb kokku plussi, saame pluss 4x võrdub. Ma toon juba 15-ga siia pluss 15 võrdub 0. Nii et nüüd on meil kõik ühel poolel ja me juba teame, et siit tuleb, isegi ruutvõrrand ei tule, tuleb, vaatame. Nii, ja mis meil siin jääb? Meil jääb 8x pluss 16 võrdub 0. Aga siin isegi ei pidanud tooma kõike vasakule poole. Meil jääb 8x võrdub miinus 16. Ja kui me nüüd jagame selle 8-ga läbi, me saame, et x võrdub miinus 2. Ja sellega on meil esimene alaülesanne lahendatud. Ja võtame nüüd teise, kus meil on siis y miinus 2 ruudus jagatud 3-ga võrdub 2y miinus 4. Nii, samamoodi valem. Teen siia välja a miinus b seekord võrdub a ruut miinus 2ab pluss b ruut.
nii, ja korrutame siis kõigepealt mõlemad pooled 3-ga läbi, et saada lahti sellest 3-st ja nüüd ma avan ka kohe sulud, et oleks natukene kiirem, ehk y ruut miinus 4y pluss 4 ja nüüd 3-ga korrutatud tuleb 6y miinus 12. Nüüd peab kõik vasakule poole viima, sest siit jääb ruutvõrrand meil. See on siis miinus 10 y pluss 16 võrdub 0. Tegin kohe arvutasin, ei kirjutanud vahesama välja ja me lahendame niimoodi, et ma panen siia y miinus b pluss miinus ruutjuur b ruut miinus 4ac jagatud 2a-ga. Kui meil on siis võrrand siuksel kujul. Ja egas midagi, vaatame, mis see teeb meil. y1,2 võrdub siis 10 pluss miinus ruutjuur. 10 ruudus on 100. Miinus siis 4 korda 16 on 64. Jagatud 2-ga. Ja mis see meil teeb? See teeb meil 10 pluss miinus sinna ruutjuure alla. Ma näen ära, et jääb 36. Ruutjuur 36 on 6. Võite teha kalkulaatoriga. 2. Jagatud 2-ga. Ja siis me näemegi, et y1 võrdub 16, kahendikku võrdub 8 ja y2 võrdub meil 4 kahendikku ehk 2. Ja need on lõppvastused. Ja sellega on meil ülesanne 2 lahendatud. Ja ülesanne 3. Vaata toote infot ja vasta selle põhjal järgmistele küsimustele. Nii, alaülesanne number 1. Mitu grammi kaalub keskmiselt 1 sepiku viil? Nii, ja me näeme, et meil on 1 täistera sepik viilutatud. 500 grammi on 20 viilu. Et saada ühe viilu kaalu, me teeme 500 grammi jagatud 20-ga. Ehk meil siia jääb 25. Ja panen siia grammi. Või no tegelikult võib teha ka nii, kui te panete siia grammi. Ja siis siia jääb ka grammi. Nii, ja esimene alaülesanne on lahendatud. Alaülesanne 2. Nii, mitu grammi täistera nisujahu on ühes sepikus? Nüüd me peame jälle vaatama tervet sepikut, mitte viilu. Nii et me teeme 500 grammi ja vaatame, mitu protsenti on täistera nisujahu ja seda on 54%, ehk me teeme 0,54 ja vaatame, mis see teeb. Teeme kalkulaatoriga, siis me ei tee vigu, me saame 270 grammi. Ja see on teise alaülesande lõppvastus. Ja nüüd 3. Mitu protsenti moodustavad sepiku kaalust süsivesikud? Meil on kirjas, et 100 grammi toodet sisaldab keskmiselt 49 grammi süsivesikuid. Ja selle jaoks me teemegi 49 jagatud 100-ga, korrutatud 100%. Nii, ja me saame, et 49 jagatud 100-ga on 0,49, 100%, me saame, et see on 49%. Ja see on 3. alaülesande lõppvastus. 4. nüüd. Mitu grammi valke on keskmiselt ühes sepiku viilus? Nüüd me lähme tagasi viilude juurde. Nii, kui me vaatame, et valku on siis 10 grammi 100 grammi kohta on 0,1. Siis me teame, et 0,1 sepikust või viilust on valk. Ja kui me lähmegi tagasi, et 25 grammi on üks viil, korrutame selle 0,1-ga, siis me saame, et 2,5 grammi valke on keskmiselt ühes sepiku viilus. Ja nüüd alaülesanne 5. Kui palju kaalub sepik siis, kui idandatud nisuteri, idandatud rukkiteri ja päevalilleseemneid ei lisata? Nii, vaatame, mitu protsenti teevad need seemned siis kokku. Nii, rukkiterad on meil 8%. No, nii, nisuterad on 8%, rukkiterad on 8% ja päevalilleseemned on 1%. Nii et kokku on meil siis 17% leivast moodustub mingi muu, moodustavad need seemned või terad. Nii, ehk meil on leib ise, ehk 500 grammi ja mis meil nüüd alles jääb, me peame siis 1 miinus 0,17 sellega läbi korrutama.
ehk siis põhimõtteliselt, et kuna meil on 17% moodustavad need terad ja me võtame selle ära, meil jääb alles, et me teeme, et leivast jääb alles 83%, korrutame selle läbi ja me saame, et see on 415 grammi. Ja see on 5. alaülesande lõppvastus. Ja nüüd lõpuks viimane 6. alaülesanne. Mitu sepikut on võimalik küpsetada, kui mett on 3 kilogrammi? Nii, me vaatame siis kõigepealt, et mesi on 0,5%. Ja siin on mitu viisi, kuidas me saame teha, aga kõigepealt arvutame, et palju on mett ühes leivas. Ehk kui see on 0,5%, siis me korrutame terve leiva, korrutatud 0,005. Sest kui meil oleks 10%, siis oleks siin, kui oleks 1% siin, ja nüüd on 0,5, siis on siin. Ja vaatame, mis see meil teeb. See teeb 2,5 grammi. Mett on siis ühes sepikus. Aga kui meil on 3 kilogrammi, siis me teeme nüüd niimoodi, et 3 kilogrammi, ma kirjutan siia välja ka, võrdub 3000 grammi ja vaatame, mitu korda mahub 3000 sisse, 2,5. Ja me saame vastuseks 1200, ehk me saame teha 1200 sepikut. Ja sellega on meil ülesanne lahendatud. Ülesanne 4. Kaupluse 2 riiulil oli kokku 86 ühesugust šokolaaditahvlit. Üks šokolaaditahvel kaalus 75 grammi ja maksis 1,35 eurot. Esimene alaülesanne. Mitu kilogrammi šokolaadi oli mõlemal riiulil kokku. Meil on siis 86 tahvlit 2 riiuli peale ja mõlemad kaaluvad 75 grammi. Arvutame kalkulaatoriga ära, mis see teeb. Me saame, et meil on kokku 6450 grammi šokolaadi, aga meil on küsitud kilogrammides, nii et me jagame selle 1000-ga läbi ja me saame 6,45 kilogrammi. Ja sellega on meil esimene alaülesanne lahendatud. 2. Kui palju maksid kõik šokolaaditahvlid kokku? Jällegi 86 tahvlit korrutatud 1,35 eurot. Vaatame, mis see teeb. See teeb 116,1 eurot. Ja sellega on meil teine alaülesanne lahendatud. 3. Kui palju maksis 1 kilogramm šokolaadi? Meil on teada, et meil oli 6,45 kilogrammi. Meil on teada, et see maksis 116,1 eurot. Selle jaoks me peame nüüd tegema 116,1 ehk kogu hind jagatud kogu kilogrammidega. Ja siis me saame 1 kilogrammi hinna ehk 116,1 jagatud 6,45 võrdub 18 eurot. Või siin kohal tegelikult me peaksime võib-olla isegi kirjutama eurot kilogrammi kohta, aga jah, 1 kilogramm on 18 eurot. Ja nüüd lõpuks alaülesanne 4. Müüja võttis ühelt riiulilt 9 šokolaaditahvlit ja paigutas need teisele riiulile. Nüüd jäi riiulitele šokolaaditahvleid võrdselt. Mitu šokolaaditahvlit oli esialgu kummalgi riiulil. Ütleme, et X on tahvleid esimesel riiulil ja Y on tahvleid teisel riiulil. Nii. Võtame siis algselt meil on, et 2 riiulil kokku on 86 tahvlit. Seejärel, kui esimeselt võeti, ütleme, et esimeselt võeti ära, siis X miinus 9 võrdub Y pluss 9, kuna kui ta võttis ühelt 9 ära ja pani teisele, siis oli riiulitel šokolaaditahvleid võrdselt. Ja me saamegi võrrandsüsteemi. Nii, ja siit me esimese asjana väljendame, et X võrdub 86 miinus Y. Paigutame siia sisse, me saame, et see on 86 miinus Y miinus 9 võrdub Y pluss 9. Nii, viime Y-id ühele poole ja tavanumbrit teisele poole, me saame, et miinus 2 Y-id võrdub siis 9 pluss 9 miinus 86.
võrdub -68, nüüd me korrutame -2 selle, või noh, tähendab jagame -2 läbi, me saame, et y võrdub 34. Nii, ja vaatame, mis siis x teeb, x võrdub 86 miinus 34 ja võrdub 52. Nii et me saame, et x võrdub 52, y võrdub 34. Päris ülesandes soovitan kirjutage kõik pikemalt välja, sest et siis saate lihtsalt rohkem punkte või noh, tõenäoliselt, et saate punkte on parem. Nii ja nüüd me peame teostama kontrolli. Nii, kõigepealt vaatame, et kaupluse kahel riiulil oli kokku 86 ühesugust šokolaaditahvlit. Vaatame, kas see vastab tõele. 52 pluss 34 võrdub. Paneme kalkulaatorisse, et siis me ei tee vigu. Tõepoolest 86. Nii, nüüd müüja võttis esimeselt riiulilt 9. Vaatame, palju alles jääb. 52 miinus 9 on 43. Ja pani need teisele riiulile ehk 34 pluss 9 võrdub 43. Ja tõesti, need on omavahel võrdsed. Ja sellega on meil ülesanne kontrollitud. Aga kui te nüüd teete seda eksamil, palun kirjutage need asjad välja. Sest teid hinnatakse selle kirjutamise eest. Siin ma ei hakanud seda tegema, sest see lihtsalt võtab liiga kaua aega. Ülesanne 5. Plaanil mõõtkavaga 1/5000 on täisnurkse kolmnurgakujulise maatüki lühemate külgede pikkused 4,5 cm ja 6 cm. Arvuta maatüki kolmanda külje pikkus plaanil. Nii, kuna meil on lühemad küljed, siis me kasutame Pythagorase teoreemi, kus siis Pythagorase teoreem ütleb, et meil on hüpotenuus, mis on siis kaatet ruudus pluss kaatet ruudus. Nii et kui me tahame leida hüpotenuusi pikkust, me teeme ruutjuure kaatet 1 ja kaatet 2. Ja meil on need kaatetid siin antud, me saame, et see on 4,5 ruudus pluss 6 ruudus. Ja teeme selle nüüd kalkulaatoriga, sest et numbrid lähevad päris keeruliseks meil siin. Nii, ja me saame, et see vastus on 7,5 sulgudes siis sentimeetrit. Ja see on, sellega on meil see esimene alaülesanne lahendatud. Nii, alaülesanne 2. Tee plaani joonis. Me teeme see täisnurkse kolmnurga. Nii, kasutage kindlasti joonlauda selle tegemiseks. Siia alla jääb meil 6, siin on meil 4,5 ja siin on meil 7,5. Nii, ja arvuta maatüki ümbermõõt ja pindala tegelikkuses. Nii, ja siin meil on nüüd, ma tegin teise kolmnurga veel, ehk päris maailmas, kui me nüüd teeme, et korrutame kõik need küljed 5000-ga läbi, siis me saame sentimeetrites 22 500, 37 500 ja 30 000. Ja palju lihtsam oleks ka panna lihtsalt meetrites, nii et võtame kõigilt 2 nulli lõpust ära ja nüüd me saame, et see joonis on meil meetrites ja see on siis reaalsusele vastav joonis nüüd. Nii, ja arvutame siis pindala ja ümbermõõdu. Ümbermõõduga lihtsalt liidame kõik kokku, 225 pluss 300 pluss 375 ja siit me näeme, et tegemist on 900 meetrit. Nii, pindala arvutamiseks meil on alus korda kõrgus jagatud 2-ga, aga täisnurksel kolmnurgal üks kaatet ongi nagu kõrgus, nii et meil on kaatet 1 korda kaatet 2 jagatud 2-ga, ehk meil on 225 korda 300 jagatud 2-ga. Ja vaatame, mis see meil teeb. See teeb meil 33 750 ja märgime ühiku ruutmeetrit. Ja oleme jälle jõudnud valikülesanneteni, nii et siit te peate ühe valima, aga siin ma lahendan jällegi mõlemad läbi. Ülesanne 6. Joonisel on pool ring, mille läbimõõt X-teljel on AB. Märgi joonisele punktid A ja B. Nii. A punkt siis paneme siia vasakule ja me saame, et see on X -2, Y 0. Ja B
me saame, et see on px väärtus 4 ja y väärtus 0. Nii, alaülesanne 2. Joonesta samasse koordinaatteljastikku sirged y võrdub x pluss 2 ja y võrdub miinus x pluss 4. Kõigepealt märgime, nii, tegeleme esimesega, y võrdub x pluss 2 ja meil on vaja 2 punkti ja nende sirgetega on hästi lihtne. Paneme y võrduma 0-ga, me näeme, et 0 võrdub x pluss 2 ehk x võrdub miinus 2, nii et esimene punkt meil läheb siia ja kui me paneme x-i 0-iks, siis me näeme, et y võrdub 2 ehk teine punkt meil läheb siia. Nii et see esimene sirge tuleb meil kuidagi niimoodi siia. Nii, teisega täpselt samamoodi y võrdub miinus x pluss 4. Kui y on 0, siis x on 4. Ja kui x on 0, siis y on 4. Ja tõmbame selle sirge siia. No see pole kõige täpsem, sest mul ei ole joonlauda siin, aga ajab asja ära küll. Nii, ja see on siis y võrdub miinus x pluss 4. Ja see on y võrdub x pluss 2. Märgime need juurde ka. Tähista sirgete lõikepunkt C ja leia selle koordinaadid. Noh, me näeme, et see asub siin. Me võime tegelikult joonise järgi, kui me teeme täpse joonise juba ära märkida, et tegemist on 1 ja 3. Aga meil on öeldud, et leia, nii et igaks juhuks ma siin teeksin selle läbi, et kuidas me leiame lõikepunkti, me paneme need võrrandid omavahel võrduma. Ehk x pluss 2 võrdub miinus x pluss 4. Ja lahendame selle võrrandi, viime x-id ühele poole, saame 2x-i, viime numbrid teisele poole, saame 2 ja me näeme, et x võrdub 1. Nii, ja kui x võrdub 1, näiteks asetame selle siia sisse, siis y võrdub 1 pluss 2 võrdub 3. Ja ongi lõikepunkt leitud ja tõesti ta on 1 ja 3. Nii, alaülesanne 3. Tekib kolmnurk ABC. Viiruta see kolmnurk ja leia kolmnurga pindala. No me näeme, et see on see kolmnurk siin. Ja leiame nüüd selle pindala. Noh, kuidas ma teeksin siin lolli kindel, me näeme, et kui tegelikult siin on jälle siuke lugu, et see tekib täisnurk ja kolmnurk, aga ärme sellega praegu tegele. Teeme lihtsalt, et meil kõrgus kukub siia ja me näeme, et kõrgus on 3 ühikut ja meil alus on vot siin. Ja vaatame ära, mitte see on 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nii, ja nüüd on meil kõik vajalik olemas, me nägime, et kõrgus on meil 3, alus, ma tähistan siia A-na, on 6 ja arutame pindala S võrdub A korda H jagatud 2 võrdub 3 korda 6 jagatud 2 võrdub 9 ja kuna meil siin ühikud on lihtsalt ühikud, siis ühik ruudus. Ja sellega on meil 3. alaülesanne lahendatud. Ja 4. alaülesanne arvuta pool ringist viirutamata osa pindala. Mitu protsenti moodustab see pool ringi pindalast. Nii, meil kolmnurk oli 9 ühikruutu. Arvutame siis pool ringi pindala. Nii, ringi pindala on pi r ruut. Vaatame, mis meil on siis. Diameeter, me näeme, oli 6 ühikut, selle me lugesime enne kokku, ehk raadius on poole lühem, on 3 ühikut. Nii, ehk meil ringi pindala on pi korda 3 ruudus võrdub 9 pi. Aga meil on poolring, nii et ma panen siia S1 kahendik, on siis 9 jagatud 2 pi või siis 4,5 pi. Märgin siia ka ühikruutu ära. Sest meil on ainult pool ringi. Nii et nüüd tuleb arvutada, et saada see pindala, ma panen S küsitud siia näiteks, on siis 4,5 pi miinus 9, ehk me lahutame pool ringi pindalast kolmnurga pindala. Arvutame kalkulaatoriga 4,5 korda pi miinus 9 ja me saame, et see on enam-vähem 5,1 ühikut ruudus. Nii, ja nüüd tuleb arvutada meil, mitu protsenti moodustab see pool ringi pindalast. Teeme 5,1 jagatud 4,5 pi korrutud 100%. Vaatame, mis see teeb. Nii, siin on siis hästi oluline, et te jätaksite siis selle vastuse alles. Et kuigi me ümardasime 5,1 ühiku peale, siis tegelikult te saate kalkulaatorisse selle sisse jätta. Ja siis, sest tegelikult ta ei ole ju täpselt
5,1, vagada on 5,137 ja nii edasi. Ja kui te kalkulaatoris jätkate seda lahendamist lihtsalt, siis te saate, et see on ligikaudu 36,3%. Ja sellega on meil ülesanne lahendatud. Ma ei tea tegelikult, kui te näiteks kasutate, siis teete täpselt 5,1 jagatud 4,5 piid. Kas nad loevad selle õigeks või mitte? No ma arvan tegelikult, et loevad. Aga tehke nii. Ja sellega on meil lahendatud. Lähme viimase ülesande juurde. Ülesanne 7. Parafiinist küünla alumine osa on silindri ja ülemine osa koonuse kujuline, nagu näeme ka jooniselt. Küünla põhja läbimõõt on 7 cm ja silindrilise osa kõrgus on 14 cm. Nurk küünla koonuse kujulise osa moodustaja ja põhja vahel on 45 kraadi. Kanna kõik andmed joonisele. Ma teen tegelikult selle joonise veits suuremaks. Nii, tegin suuremaks. Nii, põhja läbimõõt märgime näiteks siia on 7. Silindrilise osa kõrgus on 14. Nii, ja nurk koonuse kujulise osa, ehk ma tõmban selle paksemalt siin ja siia ma panen sükse. See nurk siin on 45 kraadi. Nii, kõik on joonisele kantud. Mitu grammi kaalub küünal, kui 1 kuupsentimeeter parafiini kaalub 0,9 grammi. Nii, ja meil on nüüd vaja arvutada kujundi ruumala. Nii, kujund koosneb V-silinder pluss V-koonus. Mis on siis silindri ruumala? Silindri ruumala on põhjapindala, korrutatud kõrgus, ja koonuse ruumala on 1/3 põhjapindala, korrutatud kõrgus. Aga siin me peame eristama siis kõrgus 1 ja kõrgus 2. Nii, mis meil puudu on? Raadiused on mõlemal samad, ehk kui meil diameeter võrdub 7 cm, siis raadius on 3,5 centimeetrit. Ja mis on meil esimene kõrgus? Esimene kõrgus on siis 14 centimeetrit, aga teise kõrguse arvutamiseks meil tekib selline kolmnurk siin. Nii, kus see nurk on 45, me teame, et see on 3,5, kuna see on meie raadius. Ja nüüd on meil küsitud siis H2. Ja nüüd me peame teama trigonomeetrilisi seoseid, sest et tangens 45 kraadi võrdub H2 jagatud 3,5. Kirjutame selle teistmoodi ümber, me saame, et H2 võrdub tangens 45 kraadi korrutatud 3,5. Ja selle arvutame muidugi kalkulaatoriga. Tangens 45 korda 3,5. Ja me saame, et see on samuti 3,5 sentimeetrit. Kirjutame H2 võrdub 3,5 sentimeetrit. Sest tegelikult see on loogiline kah, et see nurk on meil ka 45 kraadi. See on siis täisnurkne ja need küljed on omavahel võrdsed. Nii, ja lihtsustamiseks ma siis siin kirjutan tegelikult pi r ruudu sulgude ette ja meil on H1 pluss 1/3 H2. Nii, ja see on pi korda 3,5 ruudus sulgudes 14 pluss 1/3 korda 3,5. Ja arvutame kalkulaatoriga, mis see teeb. Kõigepealt ma arvutan selle sulgude sees ja siis korrutan läbi selle veel piiga ja korrutan 3,5 ruuduga. Ja ma saan, et see ruumala ligikaud on 583,7 kuupsentimeetrit. Nii, aga nüüd on veel vaja arvutada kaal. Ja see kaal tegelikult meil tuleb füüsikast võib-olla oled õppinud tiheduse valemiga, kus tihedus võrdub kaal jagatud ruumalaga. Nii et mass on siis tihedus korda ruumala ja tihedus meil on siin antud tegelikult, et 0,9 grammi kuupsentimeetri kohta, 0,9 korrutatud 583,7 ja vaatame, mis see teeb. See on siis ligikaudu 525,3 grammi. Ja see on meil teise alaülesande lõppvastus. Nii, ja lõpuks kolmas. Küünla silindrilise osa külgpind kaetakse kuldse värviga. Mitme ruutsentimeetri katmiseks on värvi vaja. Ja siin on meil vaja arvutada silindri külgpindala.
Nii, ja selle jaoks on meil vaja leida ringjoone pikkus ja korrutada see kõrgus 1-ga. Ringjoone pikkus on meil pi korda diameeter korda h1. Ja meil on kõik need olemas, siin on üleval paremal juba, nii et see on pi korda 7 korda 14 ja vaatame, mis see ligikaudu meil teeb. 98 piid või 307,9 ja siis ruutsentimeetrit. Ja sellega on meil kolmas alaülesanne lahendatud. Ja siin on öeldud vastus ümarda kümnendikeni ja nii ma olen ka terve aeg teinud, nii et kõik on okei. Aitäh, et vaatasid järjekordselt Mata Mentori videot. Loodan, et see video sulle meeldis ning leidsid paar asja, mida siis tulevikus kasutada. Lisaks on meil sõbraga käimas üks projekt, mille videolingi ma lisan siia lõpu ekraanile, nii et vaadake kindlasti see video ka läbi. Aga kas midagi, jätke videole like, tellige Mata Mentori kanalit ja olge tublid. Ära stressa.